Niin, head päivää ka minu poolt. Ja nendel, kellel on nyt, me oleme ju nutti maailmas, niin saatte jälgida meie seminaarid ka otse Facebookist või Postimehe leheküljelt, kui te mind ei taha kuulata. Niin, millest tänään juttu tuleb? Räägime natuke, kas töö lõpeb. Viivar la revolutsioon, ehk see et tuleb neljas tööstusrevolutsioon või tööjõuturgudel või kõik võrku, kuidas näib meie nagu tööstuslikku digiteerimist ning asjalle teenuste ja inimeste internetti. Ja siis lõpuks töö lõpp on uue töö algus. Et näitan mõned näited ja me saame siin kindlasti pärast rääkida ka, et mis see tähendab. Kas töö lõpeb? Ei. Midagi uud. Siin päikese all. Karl Marx ennustas samamoodi. Tema masinad tulevad, se võtavad kõik tööd inimeselt ära. Aga niin ei juhtunud. Meil oli Rifkin, ennustas paljon hiljem, ehk meni 25 aastat tagasi. Samamoodi. On midagi juhtunut? Ei ole. Et työ pole lõppenud. Ja niitä on paljon. Sellest on paljon kirjoitettu. Ja siiamaani kirjoitetakse. Aga työ ei lõpe. Meil on sellainen silt. Workers wanted. Ehk meil on vaja tööjõu pidevalt. Spetsialiste on vähe. Tööjõudu on vähe. 25 aasta jooksul pole seda probleemi suutnud lahendada. Haridus. Mingi hetk liiguti vales suunas. See tehti Eestis äkki 25 aastat tagasi, see otsus. Me teeme ise, et kui tehakse haridussuunas valed otsused, see võtab vähemalt 10 aasta aega, enne kui me saame seda korrigeeritud. Tänase päeval on mõned alad küll natuke kiiremini, kui me tahame väga kiiresti muuta midagi. See võib toimuda 5 aastaga, kui me tahame väga head spetsialisti saada. Et sõnum on siiamaani, et töö otsib meest, mitte mees tööd. Mina kasutan sama sõna 10 aastat tagasi ühel seminaril. Meil on vaja näiteks IT-spetsialiste, elektrikut, mehaanikut. Ma tean, siin saalis teil on sarnased probleemid. Ma räägin inimestega, kuulan seda sama sõna. Ise me koolitame Eestis ümber inimesi väga palju. Kui me alustasime generaatori tootmine Eestis, sellist spetsialiste ei olnud ühtegi. Mõned oskasid natuke need remontida, aga otse tootmisesse ei ole ühtegi. Valitsus peab veelgi põhjalikult kursis olema, mis turul toimib, kuulama rohkem tööandjaid. Tänase päeval see muutub nii kiiresti ja ma näitan, hiljem tuleb mõned näited. Miks meil see kogu aeg töökäsi juurde on vaja? Vaatame, mis maailmas toimub ja kuidas me sellega seotunud on. Käimas olevad revolutsioonid suurendavad vajadust tööjõu järele. Energiarevolutsioon 4, tööstusrevolutsioon, heimavad tehnovõrke, tööstus ning transport ja infrastruktuur. Kõik omavahel seotunud sellega probleemiga. Vajadus digiteerimisele
ja Internet of Things lahenduste järele on ja kes võidab seda digitaalsõja. Me arendame ka seda väga kovasti. Ja niin kuin ütlesin, meie seminaaril sitä räägitakse, meil on 4 erinevat seminaarit ja iga seminaaris on se praegu sees. Ja meie tooted lähevad ka sellega kaasa. Ja niin paljon teiekin tooted lähevad sellega kaasa. Mä ootan se hetki, kun näiteks Selveristä saamme ostaa vorstit niimoodi, että se läheb ka kaasa. Siellä on mingi antus sees. Tegelikult see peaks olema vist siit Rakvere lihakombinaast juba sisse pandud. Tegelikult tööstus on siiamaani natuke maha jäänud. Kun me vaatame, mis muudel aladel toimub, võtame näiteks mobiilteknologia või isesõitvad autorid. Aga me püüame ka sellega kaasnema. Nii, töö lõpp on uue töö algus. Revolutsioonid ja digiteerimine muutavad mõnevõrra töö olemust. Aga keegi peab seadmete ja süsteemide eest ka hoolt kandma. Paljud ametid nõuavad ikka samu põhiteadmisi. Aastal 1932 ehitati üks väga suur transformaator. Ja kui me vaatame seda 80 aastat pärast ja ehk 2012, niin mitä on muuttunut? On siinä mennyt elektrikuteen. Ja meillä on jo siinä Elering. Mitä on muuttunut sellaisessa transformaattorissa? Mä oon tuntutti Et tekib ka täiesti uusi vajadusi. Ja need vajadused muuttuvat kiiresti. Ehkä siinä on mennyt näitteet, mis kujuntavat lähitulevikku. Ehk pilvirakendused, mobiilirakendused, internet, kognitiiviset arvutisüsteemid, kõrgtehnoloogilised tootmisteknoloogiat, uued energiaallikad ja lahendused, biotehnoloogiat, inimese ja masina hübriidtehnoloogiat. Mitä me rääkisime 20 aastat tagasi, paljon me sellest rääkisime, või 30 aastat tagasi? Pilved näiteks. Se ei ole eriti vanha asia. Tänään kuulasin ka meie seminaari, kun olimme aastal 2000, niin oli vetnud pilt, kui valitti paavst. Ja 8 aasta hiljem, mis oli erinevus. Se oli 2007 oli yksi pilt ja 2013. Täiesti erinevat teknologiat kasutettiin. Meillä ei ollut unistusta 2007, mitä 13 oli. Aga niin se käib. Siinä on monet tööt, mis polnud veel 10 aasta tagasi. Rakenduste arendaja, app developer, sotsiaalmedia juht, Uberi autojuht või Uberi autojuht, juhita autoinsener, pilveteenuste spetsialist, suurendamete analüütik, jätkusuutlikkuse juht, YouTube sisulooja, droonioperaator. Kui oli Ernst & Young ettevõtlusgaala, seal presenteeriti aasta ettevõtte, need juba nüüd mõtlevad selle peale, kuidas nende pakendiautomaat saab järgmine samm võtta, et hakatakse droonidega viima pakendit klientidele. Me usume, et see on ju crazy idee. See on hull idee. Siin on 150 000 droonid lennavad Tallinnas, siia sinna. Aga mina arvan, et Selver varsti hakkas selle peale mõtlema, kuidas ne vorstid sinne klientile saada. Mina arvan, et 5 aasta pärast see on täiesti võimalik. Sitten saamme siellä istuta kuskil Hispaanias ja vaattaa internet, kuidas se droon läheb sinna. Millenniumi generatsiooni ekspert. Siin on ainult mõned näited, kuhu me lähme.
Ja siis on see, et mitä tulevik toob. Kas töö lõpeb? Kas suuremat tööpuudust? Suuremat tööjõupuudust? Inimesi ja masina vastaseisu? Või hoopis inimesi ja masina koostööd? Ja mä rääkisin tänään, meillä on teknologia ees jopa siellä seminaarilla, kuidas robotit mängivät tärningumängu ja isen viskaavat tärning, vettävät nuppu, panet 1, 2, 3, 4, järgmine võtab, loeb, või viskad nuppu, loeb, mis tuli 3, 1, 2, 3, omavahel. Ja see tärning ei maandu samas kohas enam. Ta liigub seal laua peal ükskõik, no suht väikesel alal, aga ikkagi. Et saame ju see, et ennustamine on tänamatu töö. Et töö lõpp on uue töö algus. Mõned tööd kindlasti lõpevad, mä ei sitä välistä. Ja yksi hea näite on robotit. Kun on valmistettu 1 miljoon robotit, niin se on antanut tööt 3 miljoonille inimeselle. Tõesti siellä artiklissa ei löydnyt, kuinka paljon tämä on ära võtnud. Aga mä arvan, että vähem. Että kõik see asi muutub. Kas mulla oli aika nyt otsas? Ei, mulla on vielä aika. No, aga nyt se oli se niin kuin sisustus. Ja nyt voisi tehdä tämmöiset kysymykset. Äkki. Äkki on küsimused? See tuli ootamatult. Meil see küsimuse esitamine, see tahab tead niisugust turvatsooni minek. No ja no seda paneme tagasi siis märkida. Nii, palun. Jaa, siin kohe. Aitäh, on see sisse lülitatud, on küll nii. Ma siis olen esimene vapper, kes küsib küsimuse Nelepeil Kaupmeeste Liidust. Mul oli väga väike hetk sellele küsimusele mõelda, nii et see võib-olla on natuke liiga filosoofiline. Aga kui te rääkisite tehnoloogiast ja sellest, kuidas see loob töökohti ja see võtab töökohti, siis kui me mõtleme laiemalt kui Eesti, mõtleme maailma peale ja sellele, kuidas rahvastik maailmas paisub tohutul kiirusel, peaaegu eksponentsiaalselt võiks öelda. Et kas teile pigem ei tundu, et võib kunagi tekkida selline olukord, kus meil on lihtsalt meeletult palju rahvast, kes on üle jäänud ja siis on selline eliit, kes siis koos nende masinatega elab ühes maailmas ja siis tohutu mass inimesi, kes on nagu üle ja keda ei ole kellelgi enam vaja ja siis tekib suur konflikt. Põnev küsimus. No se on ehkä natuke ja filosofinen kysymys ja nõuab ehkä natuke sügavamalt arutamist ka, et kas meid on liiga palju. Ja siis on juba mitukümmend aastat tagasi oli, kui hakkas olema need kriisid näiteks Afrikas ja eriti Afrikas, niin tahati tihti öelda sitä, että me ei võtta need põgenikku siia, me annamme se raha sinne, või se tugi sinne, että siellä arendada. Ja siellä minä kyllä väitän, että me almas olemme natuke halva seisukohassa siinä mõttes, että se ei ole õnnestunut eriti hästi. Ja sillä tõttu meillä on ju need põgenikud siin. Ja niin kuin Euroopassa meillä on jo se probleem, että piirit olivat suhteellisesti lahti. Että ne saanut sisse ja siis tekkinud igasugused probleemid. Aga taas meillä on näiteks Rootsi on hea näitaja se, kuidas võtta tai mujalt inimesi sisse. Ja need akklimatiseeruvad sinne Rootsi ühiskonda. Ja isegi on tullut joka siellä suuret massit viimeisellä ajalla, niin ruotsalaisilla on kyllä natuke ehkä teinen suhtuminen selle vastu. Saksamaalla sama muotiakin. Me näemme tänänsä päivällä Euroopassa suht populistinen situation. Mitmes maadessa, että tahatte niinku sitä niinku, kun ei need põgenikud niinku ära visata, või kuidas seda nüüd ilusti öelda. Ma ei tea, kas see vastas küsimustele, aga see, et kas meid on liiga palju ja liiga vähe, minust see on natuke vara veel öelda, et ega nüüd liiga palju ei.
Võib-olla, et ei ole. Hispaanias on küll peaaegu 20% töötuid. Aga paljon siinä Eestis on? Minä lukesin nyt, esitasin sellainen review, että siinä on mingi 90% on ilman töötä. Aga kes vetab need työllisyyden? Võib-olla Ida-Virumaal sitä on, aga Harjumaal sitä ei ole. Jaak Aaviksoo, Tehnikaülikool. ABB on kindlasti niisugune ettevõte siin Eestis, kellel on ühtepidi globaalne aare, aga lokaalne vastutustunne. Ja ma küsiksin, et kõik see tehnoloogiline areng, mida me näeme, see tegelikult tähendab ka seda, et me spetsialiseerume. Igaüks teeb seda, mida ta hästi oskab ja siis jagab teiste inimestega üle maailma. Ja see ei käi mitte ainult tootmise kohta, võib-olla vähem juuksurite kohta, kuigi kes teab, võib-olla ka see viiakse globaalseks teenuseks. Aga see kindlasti käib üha rohkem ka ülikoolide kohta. Et kõrgemad õppeasutused, võib-olla ka kutsekoolid, muidugi ka kutsekoolid, ei saa enam õpetada kõiki neid erialasid, mida Eestis vaja on. Mis te arvate, kui suurt osa erialadest võiks 10 aasta pärast Eestis õpetada, kas pooli erialasid, mis vaja läheb, 1/3 või 2/3 erialadest, mis Eestis vaja läheb? No jälgides praegune areng, mis toimub, niin mä arvasin, että 40% kauan ära. Aga, niin kuin mä näittäisin, se muuttuu. Että on vaja mitäkin muut. Ja siinä tulee nyt se kysymys, että niin ylikoolit, valitsuset, kes nyt otsustavat, missukuinen harjoitussysteemi meillä on, peab olema väga selle terapealle, että oskaavat niin kuin ette näha, mis toimub, või leiame midagi ise, ja sitä hakkame koolittamaan. Et praegusel hetkel just selle, kun me räägime nyt digitaliseeriminen, IT, siellä on se muutus niin suur, ja siellä tulee koko ajan uut. Kas meillä kaikki sitä uut vaja on? Se on teinen kysymys. Vaatamme need appit, mis tulevat. Voi olla, että on 500 000 inimest tööttävät ainult appien äris globaalsel tasemel. Aga paljon ne läheb vaja? Minä mietin, että voi olla alle 5%. Aga sitten tuleb koko ajan uus. Se rattas käib. Aga sitä keegi ei pane sitä seisma. Ja se on igal alal, tuleb se toimumaan näin, niimoodi. Raido Toonekur, autokaupmees Autoforte. Ma olen ka väga nõus sellega, et töö tuleb endiselt ära teha. Mul on selline küsimus, et kuidas teie töötajad jagunevad rahvuselt praegusel ajal? Ja kui te 5 aasta pärast näiteks jätkate oma ettevõttega samas mahus, kuidas teie arvates on see 5 aasta pärast? Eestis. Eestis, jah. Eelmiselle vallisuudelle mä pakkusin, mä saatan 2 bussia sinne Kreekasse ja tuon nyt siihen, aga se ei ollut eriti hea pakkuminen. Siis jäi tekemättä. Aga 5 aasta pärast ilmselt me läheme. Ega mä nyt oska olla, meillä on suht väike osakaal võõrtöölisi meie ettevõtte. Se on rohkem neid, kes keelevad globaalsel tasemel. No me nyt on tulnud sisse, võib olla, et meil on paarkümmend võõrtöölisi, pluss see, mis veel on tulnud siit ABB rotatsiooniprogrammiga koos. Et neid meil on ka olemas. Aga veel ei ole, aga ma usun, et pakkusite 5 aastat või 10 aastat, niin siis situatsioon on teine. Ma arvan, et teistel on sama mure ees. Aga siis ütlen ma nüüd veel kord aitäh, Bo Henrikson, meie aeg ütleb seda, et me liigume vaikselt edasi. Aitäh, et tulid, aitäh, et sa jagasid seda optimismi, et töö ei lõppe ära, vaid tulevad asjad, mida me täna veel ei tea, mis tulevad. Niin, no ega me ei teinud generaatorid ka. Mõned tooded, mida me Eestis täna teeme, niin ei tehtu siin 10 aastat näiteks. Nii, aitäh! Aitäh!